Brenda. Ma filmin, jah? Oled valmis lennujaama minema? Ja siis tagasi voodisse tulema. Tere hommikust, armsad sõbrad. Kell on 5:35 laupäeval 30. mai. Ja mõtlesin, et täna võtan teid kaasa Sydneysse. Nii et tunni aja pärast täpselt, isegi 55 meetri pärast tõuseb õhku lennuk siit Griffithist, et läheks Sydneysse. Nii et täna hommikul ma lähen Sydneysse. Jätkub järjekordne Hansu ja Brenda pulmafondi raha kogumine, ehk siis ma lähen ühele autole järgi. Nii et, aga Sydneys me läheme sööma ka hommikusööki ühe miks mitte pere jaoks väga tähtsa inimesega. Nii et lähme Sydneysse, võtame teid kaasa. Lisaks me ostsime tegelikult paar nädalat tagasi juba uue kaamera, millest praegu ma hetkel ennast filmin. Nii et siis saabki katsetada, proovida uut kaamerat ka. Andke teada, kuidas teile meeldib, kvaliteet, asjad, särgid, värgid. Ehk ise ole ka see katsetuse värk tuleb ta, on ju. Nii et ma nüüd lähen togin Brendat veits, ta viskab mind lennujaam ära. Ja siis vaatame, mis Sydneys toimub ja Riidesse ei pane või? mis ja? Mis on selles? Pillid, klapid, näppetöid ja tulen ja telefon. Oleme jõudnud Griffithi lennujaama. Griffithi lennujaama. Inimesi vastavad sisse. 6:30 on päeva esimene lend. 40 minuti pärast läheb lennuk välja, lennujaam on kinni. Mingi teema oli, ma ükspäev lugesin ka üks päev oli isegi niimoodi, et värav oli kinni olnud. Päriselt, et ei olnud väravas isegi enne kella 6. Nii et minu arust see inimene tuleb jah tööle kella 6. Ja huvitav fakt on see, et ma ei tea, kui palju inimesed on käinud. Täna lähen lennuki peale niimoodi, et ma ei läbi mitte ühtegi turvakontrolli. Sellepärast, et Austraalias on seadus, kui lennukil on vähem kui 50 inimest või mitte lennukil, vaid lennukisse mahub vähem kui 50 inimest, siis sellised lennujaamad, kus ainult siuksed lennukid käivad, ei pea olema turvakontrolli. Nii et väga crazy. Nii et näiteks, kui sa lendad Griffithist Sydneysse, Sydneyst Brisbane'i, siis Sydneys pead minema turvakontrolli. Et suva alla need 50 inimest võtta. No praegu on 200-300. Oho, uks tehakse lahti. Tundub, et lennujaama töötaja ei teadnud, et terminal ei ole lahti, ta oli nii segaduses, ta oli mingi, mida te teete siin kõik? Aha, õues, jah. Üritab inimesi sisse. Nii et uks ei tööta täna ei lähe Sydneysse. Nii et lähme vaatame, mis toimub ja lähme lennuki peale. Enne hakkasin rääkima, et turvakontrolli siin ei ole, sellepärast, et kõik lennukid, mis lendavad siit, on vähem kui 50 inimesega. Täna lendame Sydneysse, saab 340-ga. Süüke väike lennuk, kus on 33 kohta, 34 kohta, midagi sellist. Sydneysse me lendame tund 25, nii et enne kella 8 oleme Sydneys. Griffithist lendab 3 lendu päevas. Ehk siis 3 mõlemat pidi. Ehk siis 3 lendu Sydneyst Griffithisse ja 3 lendu Griffithist Sydneysse. Ja kui kedagi huvitab, siis kui hästi läheb tänapäeval, siis Griffith-Sydney lend on, ütleme, $200 on hästi saadud. Ehk siis, mis ta siis on, selline 120-130 eurot. Täna mina maksin oma lennupiletist $315. Nii et $200 eurot. Et saada väike riigisisene lend 6 tund 20, nii et vaatab, kas lennukis võib-olla autos, räägime, kuidas üldse see auto business on läinud. Näitan teile, millise auto ma täna ostsin, mis hinnaga loodame müüa, kuidas pulmadeks raha kogumine läheb, nii et ja meil on vaja üks hommikusöök veel teha, nagu enne rääksin. Nii et
ootame, kell on 6:12, nii et umbes ma arvan 10 minutit pärast hakkab boardimine. Your ID, sir? Yep. Nothing dangerous, nothing sharp, no Nope. power bangs? Thank you. Thank you. Your first officer is David Fleming. Shortly I'll be walking through the cabin to ensure that your hand luggage has been securely stowed either in the overhead locker or the heavy items stored to the seat in front of you. Strong, crazy bets on me. Back mid-scroll, Armageddon arcane. Walking the wild, walking the wild. Don't know why. Sydneyni on veel minna umbes 20 minutit, kell 7:43. Natukene hiinesime lõppu, isegi ei tea täpselt miks. Täna oli väga kena selga hommik, nii et võitsin paar päeva lõppu olema. Nii et pole täpselt kindel miks hilines, aga lend on väga mõnus lõpus. Väga sujuv, ilus hommik ja oli vaatama hiil. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. You and me dancing on the Gideon time. Try to unplug it, turn it back on. Thanks. Thanks, yeah. Hey, mate. Just maandusin Sydneys ja vaatasin telefoni, Brenda oli kirjutanud, et oi kurja, et nööp on Sydneys, et oleks võinud ka tulla ikkagi Sydneysse, oleks võinud ööseks Sydneysse jääda ja oleks saanud nööpi kontserdile minna. Ja siis kui maandusin, siis ma mingi, ei, nööpi kontserdile võib ikka minna, et vaatasin, et varsti on üks lennupilet ka. Läheb üks lend, seesama lennuk, millega mina tulin just Griffithist. See läheb tagasi Griffithisse ja siis lendab uuesti Sydneysse. Ja siis ma mingi, okei, sellel on piletid ka, et see on Brendale pilet osta. Siis lähen vaatan nööpi kontserdi. Nööpi kontsert oli eile. Nii et kui me nüüd terminali jõuame, siis helistame Brendale, vaatame, et mis mõtted tal oli, et kuidas eilsele kontserdile jõuda. Aga korra ma sattusin ka Elevile juba, aga nüüd see kurb, et ei olegi kontsert enam. Enne kui Brendale helistame, siis vaatame siit, kus välja saab, kus uks? Siin on uks. Nagu ma rääkisin, excuse me guys. Nagu ma rääkisin, siis me lähme ma lähen täna hommikust sööma. Ja ma lähen hommikust sööma ei mitte kellegi muuga kui teile tuntud, armastatud, miks mitte meeskonna 3. liikmega Katriin, meie monteerija. Nii et lähme kõigepealt, vaata ma keeran ka ringi. Ei tea, kas see on minu koht. Kas peaks võtma siit limusiini äkki? Okei, täna võtame veel Uberi. Järgmine kord tulen, võtan limusiini. Nii et jah, lähme Katriiniga hommikust sööma. Ma tegelikult ei tea, kas Katriini kaaslane Ken tuleb ka või mitte. Eks ole näha. Nii et ma kõigepealt lähen otsin üles, kuhu ma saaksin endale takso tellida ja siis helistame Brendale. Ma loodan, et te kuulete ka Brendat. Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach. Tere hommikust. Ma vaatasin, et sa tahad nööpi kontserdile minna või? Vaatasin jah. Nüüd nägin, et täna on, et oleks võin minna. Sa ajasid mu korra Elevile, et ma mõtlesin, no teeme ära, aga Brenda, see nööpi kontsert oli eile. Okei.
ma juba vaatasin välja, ma vaatasin välja, maandusin, vaatasin, Nööpi kontsert, davai, no Brenda ütles, vaatasin, seesama lennuk, millega ma tulin, see läheb Griffithsi tagasi, davai, võtan Brendale kella 10 lennupilet, lähme kontserdile chill, on ja siis lähen, hakkan pilet vaatama, vaatan, ei saa osta. Nagu kontserdipileteid ei saa osta, siis vaatan, 29. mai, eile oli kontsert. Nii et me ei ikka hiljaks. Aga ma ootan nüüd Uberit ja siis lähen saan Katriiniga kokku. Algu. No ma hakkan 3 tundi veel. Davaiks, tšau. Siin on lilled. Tuleb Katriin üles leida. Ta ütles, et ta ootab mind siin ees kuskil, aga ma nüüd ei ole kindel, kus ta on. Täpselt. Ma olen lihtsalt sõnatuks võeti. Ma tellisin hot chocolate'i ja siuke asi tuli siis lauda. Nii et ma ei tea, ma vist valan selle nüüd siia. Et see nagu oli siis piim lihtsalt vist. Ja nüüd siin on see šokolaad ja siis äkki ma nagu segan. Väga fancy, no ikka Sydneysse tuled siis ja lisa šokolaadipuru on ka veel. Päris hea on. Ma arvan, et see kõige fancy hot chocolate, mis ma kunagi elus joonud olen. Väga fancy. Pole õrna aimugi, kindlasti saan arve, see on $22 või midagi siukest. Sydney. On kohale jõudnud smoked trout hash. Ja Katriin võttis breakfast tacos. Nii, ja nüüd me oleme siin, selle koha nimi on vist Laneway, vähemalt seal oli kirjas niimoodi. Me oleme Grounds of Alexandria. Grounds of Alexandria. Ja, siuke kohvik, kus me siis just sõime. Ja siin juures on siis selline mingisugune tänav tehtud, mis, nagu ma aru saan, kogu aeg muutub. Vist iga paari kuud muutub, jah. Ja, nii et hetkel on, nagu te näete, hästi palju päevalilli ja Van Gogh maalid. Vaata, ongi vist maal, kus on Van Gogh päevalilled. Ja siin on nagu hästi palju neid pildistamisurkasid. Ja, et me üritasime lihtsalt jalutada, aga igal pool kõik teevad pilti, nii et ma ei tea, me siis jalutame ringi ja... Siin sellel The Grounds tegelikult on nagu Sydneys mitu erinevat kohta. Ma ei teadki. Üks on nagu kohvivabrik moodi, sul on nagu, ongi nagu kohvivabrik, mis seal nagu kohvi... Et nad teevad ise seal mingi röstivad neid... Jah, röstivad. Ja siis linnas on nagu ka CBDs, on ka siis nagu The Grounds of the City. Mis äkki ongi siis 3 Nice, aga toit oli väga hea. Nii et kui olete Sydneys, tulge vaadake värki ja me lähme jalutame ringi, vaatame, mis siin veel pakutakse. Ma avasime, need on nagu naljapeeglid. Vähekumerad. Aga need vist ei ole mõeldud. Mõeldud sellele. Mis sa maalid, Hans? Van Gogh, mis see on? Starry Night või? Ma ei ole kindel, mis selle maali nime on. Minu arust on Starry Night. Mees isiklikult ka seal. Aga minu arust sellel Van Gogh'l, kas need päevalilled olid seal siis või? No ju siis olid. Või siis on Starry Night mingisugune teine maal. Need päevalilled on seal teise peal, vaata, seal üleval. Jah, aga võib-olla see ülemine seal on siis see Starry Night, mida ma mõtlen, nii et jah. No võt, laseme pildi nurka rahva. Me kõnnime ka päevalillede peal. Me kõnnime ka päevalillede peal, all on ka päevalilled, igal pool on päevalilled. Armsad sõbrad,
oluline teadaanne. Siin restoran, kohvik, mis iganes kohas me oleme. Grounds of Alexandria. Siin on kitsed. Kas need on mingid beebikitsed või need on... Tunduvad veits väiksed ju, ei vä? Minikitsed. Tšau, minikits. Katriin ütles, et see kopp töötab siin päriselt nagu hüdraulikaga. Nii et mu lootus oli siia peale saada, aga lapsed tulid. Nii et... Ja nad ei oska isegi seda kasutada. Nad ei oska seda isegi kasutada. Nii et nagu, mis point sellel oli? Aga vist võõreid lapsi ei tohiks filmida, nii et ma lähen ära siit. Pärast pannakse kuhugi pokri veel. Ma võõreid lapsi filmin. Nii kõmm, armsad sõbrad, siin on meie auto. Siin ta on. Täitsa vinksen-vonksen. Ainuke asi on... Vaatasin, kõndisin, ma olen juba tanklas, aga vaatasin, kõndisin lähemale ja siis nägin, et esiklaas oli täitsa udune nagu seest poolt. See sellepärast, et see põrand on täiesti läbimärg. Ma ei tea, kas video. Nii et siin on, jah, ma ei ole kindel, kas keegi jättis teada akna lahti või midagi. Või siis ma lugesin veid selle kohta, et võimalik, et siin on mingi need katuse, sellel luugil on mingid drain tubesid. Ja et võib olla sellega mingi probleem, nii et sellega tuleb tegeleda uurida, mis värk seal on. Aga ei, muidu on, ma arvan, püssana, me peseme ära ja läheb ilusti, nii et nüüd, oih, te vaatate lage või taevast. Ehk siis nüüd kell on 11, hüppame autosse, süke väike 5 tundi sõita, või mis 5, peaaegu 7, 6,5. Nii et panin kütust ka veits ja paneme teele. Nii, armsad sõbrad. Tahtsin teile näidata midagi. Mul õnneks ei olnud seda vaja või põhimõtteliselt nüüd on vaja. Tegelikult ei ole vaja, aga on vaja. Nii, igastahes. Mul oli kaasas selline asi. Gulu! Ehk siis, kui ma oleks tulnud, ma ei ole siin algaja enam, eks ole. Kui ma oleks tulnud Sydneysse ja autol ei lähe käima, on ju, aku tühi. Kas lähed ostad uue aku, ma ei tea, taksoga või kutsud selle mingisuguse roadside assistance'i, on ju, $100. Ei ole vaja. Mul on Gulu. Gulu, sellega saab jump startida. Mis see on? Väiksed krokodiilid paned külge, kõmm, nii et. Aga, mis sellega veel saab teha ja ma just märkasin ja kuigi tegelikult ma olen tanklas praegu kuskil tundi aega Sydneyst, siis ma märkasin, et üks rehv on natukene, võib-olla tahaks õhku juurde, siis see masin pumpab täis ka, nii et vana ja Gulu läheb actionisse nüüd, paneme natukene rehvi õhku juurde. Võtame vana ja Gulu, pole ammu sellega rehve täis pumbanud. Ma ise arvasin, et on nagu süke veits on nagu rämps, aga siis mul üks autoelektrik, kutsutakse inglise keeles, ütles, et tegelikult see pidi päris hea bränd olema. Ma sain mingi 60 $-ga selle vist. Nii et vaatame. Nii ja kõmdi, valmis ta ongi. Läks arvatavasti 3 korda kauem, kui oleks läinud siia samma, aga siis ei oleks saanud teil näidata imelist asja. Gulu! Nii et kellel vaja, minu arust väga tasulik asi, mida omada. Ja teine asi, mis ma juba rääkisin vist ka teile, et seal maast on, eks ole, jube märg. Ma hetkel proovin esimest korda seda mingit autoträkki, nii et kui tundub vähe huvitav, siis ma ei tea. Nii et igastahes uurisin välja, et see on vist sellest, et siin on see, jah, siin on see sunroof, lahe on jah, aga seal on mingid drain hole'id, ehk siis vee ära jooksu augud. Ja need on vist lähevad umbe ja siis see kuidagi tuleb salongi tagasi sisse, nii et vaatame korra, mis siin toimub. Tundub veidike märg seal küll ja räpane, nii et võimalik, et see ongi meie probleem. Nii et jah, loodetavasti lähme koju, parandame selle ära ja kõik korras. Nii et nüüd ma helistan Brennal tagasi, me siin planeerime, kuhu me juulikuus reisile lähme. Samal ajal, kui ma koju sõidan, nii et võt. Liigume edasi.
ma ei tea, kuidas see kaader siin praegu on ja kui hästi te kuulete, ma küll panin mikrofoni sisse, aga mõtlesin, et jagan siis teiega, et kuidas see autoteekond on läinud, et kuidas pulmadeks raha kogumine on läinud. See on nüüd auto number 4. See on naljakas, et täna hommikul käisin, eks ole, Katriiniga hommikus söömas. Katriin küsis mul, kas auto on maha müüdud. Ja siis ma mingi, see on praegu müügis, aga siis tuli välja, et tema rääkis autost number 2, mina rääkisin autost number 3. Nii et see on hetkel auto number 4. Esimene auto oli Holden Commodore ja sellega läks väga hästi. Ta oli paar nädalat müügis ja sellega teenisime vahelt kuskil $3000. Siis teine auto oli meil Volkswagen Tiguan ja sellega läks ka väga hästi. Ainuke asi, mis sellega oli, kui me jõudsime tagasi Griffithisse, siis tuli välja, et ühel, kas mõlemal pool vist ees oli pidurid läbi, nii et ma pidin pidurid ära vahetama, aga see oli ainult mingi $300. Nii et, ja sellega vist teenisime kuskil $2700. Kolmas auto on Mitsubishi Outlander, millest on mul mõned pildid ka. Selle me saime odavamalt. Ma lootsin selle hästi kiiresti maha müüa ja natukene rikkusin oma reeglit, et minu reegel on see, et kui registratsioon lõpeb vähem kui 2 kuu pärast, siis ei osta, sest et ei viitsi kulutada raha registratsiooni peale. Aga sain selle nii hea hinnaga ja siis mõtlesin, et ikkagi võtan. Nii et ma arvan, et selle auto eest saab kuskil $2000. Ja hetkel see auto, millega ma koju sõidan, ma loodaks jälle sinna 3000 juurde jääda, aga eks kunagi ei tea. Nüüd vaatame, kui palju läheb aega ja või raha, et need probleemid likvideerida. Aga lõppkokkuvõttes ma ütleks, see on suht vinks-vonks pill, nii et hoiame, mis need on, fingers crossed, pöidlad pihus, kõik, mis ütlused on. Ma teen nagu tabeleid ka, et mingi, reaalselt nagu täna lennuk, Uberiga auto järgi, nüüd koju kütus on ju kõik kulud. Ehk siis, kui me lõpuks, ma ei tea, kas me jõuame pulmadeni või kui me lõpuks oleme sellega ühel pool, siis vaatame üle, kui palju me teenisime. Ja teine asi, mis ma tahtsin rääkida, oli see, et New South Walesi osariigis vähemalt, ma ei tea kogu Austraaliat, sest ma ei ole uurinud kogu Austraalia kohta, aga New South Walesi osariigis sa võid aastas müüa 4 autot ilma, et sa oleksid siis dealership, ehk autoesindus või automüügi autoahed. See on tegelikult nüüd esimene auto, mis Brenda ostis, võib öelda. Sellepärast, et kuigi see on alles 4. auto, siis enam-vähem täpselt aasta aega tagasi nüüd me müüsime oma vana auto maha, meie isikliku auto, kui me ostsime selle uue Nissani. Loodetavasti läheb auto business hästi. Muidu ei saa pulmi ju, nii et peab minema. Ja väike update ka siia. Oleme sõitnud 4,5 tundi, 2 tundi ja 13 minutit on veel minna. Umbes kella 6 jõuame koju. Ja kui me koju jõuame, siis seal ei lõppe tänane vlog veel. Meil tulevad külla Evelin ja Tits ja me teeme risotot. Peedi kitsejuustu risotot, nii et Brenda vist tahtis seda ka filmida, nii et päev veel jätkub. Päev ei ole veel poole pealegi jõudnud. No nii. Liikusin lõbusalt, rõõmsalt kodu poole. Järsku läksid pöörded hästi kõrgele ja nagu võim kadus ära. Nii et vaatame, mis toimub. Uuesti käima ei taha minna. Enne ma vaatasin Sydneys õliga oli nagu kõik korras, aga mõtlesin, et vaatan uuesti üle. Täpselt ei ole kindel. Õli nagu on. Ja proovime ühe korra uuesti käima panna, vaatame, mis ta teeb. Ja siis siit alt veel midagi nagu välja ei jookse. Ei tea. Mis nüüd? Nojah. Vaatame, ei tea, kas mul siin levi on. Vaatame. Et üritame midagi välja mõelda. Nii, armsad sõbrad. Oleme kogunenud siia, et vaadata imelist Austraalia
päikseloojangut. Nagu öeldakse, kes ei riski, see šampust ei joo. Vahepeal ma siis andsin Brendale teada, et ma olen kuskil tund 50 kaugusel tee ääres, auto käima ei lähe. Ma helistasin Shannonile, kes on minu selline kõiketeadja mees autode osas. Ta ei osanud kohe väga midagi öelda. Nii et viskas pöörded, viskas üles, siis tõmbasin tee äärde, pani pillid kotti, enam tööle ei lähe. Akus kindlasti asi ei ole. Tundub nagu kui käima panna, et kütusepump töötab ka korralikult korra. Aga selle kütusepumba vooliku otsiks üles ja vaataks, kas ta päriselt ka pumpab kütust. Õli tundub olevat, aga nagu kes ei riski, see šampust ei joo. Nii et vaatame, mis saab kenal laupäeva õhtul siin tee ääres. Nii et jah. Vaat. Õues on pime. Austraalia horror algabki siit. Ei, lahendus on olemas. Tegelikult lihtsalt läks järsku kiiresti pimedaks, aga tunni ajaga, enam-vähem tund aega on sellest, kui ma viimati rääkisin teiega, oleme lahendanud probleemi. Ma rääkisin oma mehaanikuga need sümptomid, mis ma rääkisin temale. Ta ütles, et arvatavasti käigukastis midagi läks, aga selle järgi, kuidas kõik asjad läksid, ta arvab, et mingit suurt kahju ei tekita, nii et eks ole näha, kui me selle parandusse viime. Ma olen Demora lähedal. Demorast me ma sebisin autotreileri ja üks mu pilootidest tegelikult sõidab Griffithis Sydneysse hetkel, nii et ta jääb Demoras seisma, võtab autotreileri peale, ta just arvatavasti võttis selle peale ja siis sõidab siia, ma ei tea, 10 minutit. Me paneme autotreileri peale, ta viskab mind tagasi Demorasse ja samal ajal juba praegu Tits võtab minu Hiluxi kodust ja tuleb Demorasse järgi mulle ja siis lähme Hiluxiga koju. Ja siis homme tuleb see treiler tagasi Demorasse tuua. Aga vähemalt on lahendus. Head filmisin täna. Korra mõtlesin, et ei viitsi. Korra tundus nagu lootusetum. Korra tundus, et peab helistama sükkeetööta nagu Ferranados on Griffithis, kes siis tegelevad buksiiriga. Ma mõtlesin, peab neile helistama ja siis oleks, ma ei tea, $3000 läinud. Nii et eks ole näha. Nüüd seiklus jätkub. Homme viime mekaaniku juurde ja vaatame, mis auto ütleb. Nii et jah. Aga vaatame positiivset külge. Kella 10 õhtul peaks kodus olema, nii et... No nii, tere sõbrad. Update. Kell on 7:30 õhtul. Ja auto on, ma keeran teistpidi, siis te näete ka. Saime treileri peale. Jack tuli, aitas mind välja, üks mu pilootidest. Tema läks edasi Sydneysse. Aga ma arvasin, et tuleb koos treileriga strappe kaasa, aga õnneks mul Tits tuleb minu tööautoga. Nii et seal on strappe, nii et ootame, kuni Tits siia jõuab. Ta peaks olema, ütleme, kuskil 10 minutit pärast kohal. Siis treiler minu Hiluxi taha, strapid külge ja Griffithisse. Seiklus. Ja. Ainult konnad on siin. Aga ei lahe. Lahe. Elu ongi seiklus. Nii, ustav Hilux on kohal. Treiler, auto valmis Griffithisse minema. Loodetavasti läheb kõik hästi. Tits tuli appi. Yes. Thank you very many, Tits. So, nii et lähme koju. Armsad sõbrad, kell on 11:20. Me oleme tagasi, kus me alustasime teekonda, me oleme kodu ees. Mitte võib-olla päris nii, nagu me plaanisime. Aga me oleme siin. Subaru on siin, Hilux on siin. Vaatame positiivset külge, eks ole. Elu on seiklus, mis seal ikka. Ei olnud plaanis, et see päev võtab 18 tundi aega, aga nii ta läks. Nii et poeme põhku, nagu te ilmselgelt aru saate, siis see ei ole see, kus see lugu lõpeb. Homme peame viima auto parandusse, treiler tuleb tagasi Demorasse 5,5 tunni kaugusele. Brenda hommikul ütles ka, et teeme siis filmi õhtul seda risotto ja õhtut ka, et muidu jääb contenti väheks.
no vot, ma hoolitsesin selle eest, et content'i ei jää väheks, nii et olge mõnusad, ma lähen magama, näeme homme hommikul, tšau. Tere hommikust, armsad sõbrad, oleme tagasi. Puhanud välja, valmis päeva väljakutsetele vastu astuma. Plaan on selline, et meie autorong on siin. Viime auto töö juurde, selle, mis ei sõida, ja siis viime treileri tagasi Demorasse. Nii et see on täna hommikune plaan. Kell on 8.30 pühapäeva hommikul. Ma vabandan kõikide podcasti kuulajate ees. Täna oli plaan podcasti filmida, aga hoopis sõidame autoga ringi. Radio playing the cesspool stream. Oh, running down nightmares that used to be dreams. Walking the world, and I don't know why. I don't mind the hustle and the tussle, I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. I don't mind the hustle and the tussle, I don't mind the grind. You and me dancing on a Gideon time. I don't mind the hustle and the tussle, I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. No nii, oleme oleme kohal, Demoras. Treiler ära antud, no problems. Sain tšeki, kõik on korras. Nii et nüüd tagasi autosse, tunneligend Griffithisse ja siis on põhimõtteliselt see hullumaja läbi. Või noh, siis tuleb selgitada, mis see auto viga on. Nii et see lõbus asi veel, aga vähemalt on kõik asjad kohtades, kus nendega saab töötada ja ei ole kuskil suvalise põllu vahel. Nii et siuke värk, aga davai, let's go, kodu!